Tere kõigile, mina olen Maria. Hei, siin on Viki. Tere, minu nimi on Sydney. Ja meie oleme Jootšikid! Ja täna me läheme siis sellisesse kohvikusse nagu Café Lion, mis on siis, kes teab, prantsuse kohvik ja me proovime olla teenindaja. Jaa, sest et äkki saabki sellest seeria, kus me proovime erinevaid ameteid. Kuidas tunne on, emotsioon? Ma nagu, kuna me reaalselt, ma saan aru, et me reaalselt nagu suhtleme klientidega seal, siis ma veidi ka kardan, ma võin närvi minna, midagi nagu pekki keerata, aga samal ajal see on niisugune positiivne närv. Mina tegelikult nagu väga kardan. Mul on nagu räige närv, sest ma muidu olen üldse siuke nagu boksu inimene, aga praegu mul on mingi Kui ma päris aus olen, siis mul on bucket list asjadest, mis ma tahan elus teha ja üks neist on olla teenindaja, sest minu arvates see on üks kõige huvitavamaid ameteid üldse, see tundub nii põnev. Seal on nagu nii palju väikseid asju, mis saab valesti minna. Ma tahan seda lihtsalt proovida, sest ma arvan, et ma saaksin seal ülihästi hakkama, seega ma olen mega elevil ja ma loodan, et nad lasevad meil ikka nagu neid tellimusi ka võtta, mitte ainult see, et me viime lihtsalt lauda, et ma tahan nii nagu meelde jätta midagi. Seega näeme seal! pärast nii-öelda ka väiksema noa kahvli viia, aga siis, kui sa hakkad katma, siis pigem alustame seda vanemast. Oota, ma panen selle ja siis sa paned laua äärele ja kindlasti nagu paremale poole. Ja siis sinna peale need kaks. Küsid, et kas veidile saiaga pakkuda. Hinga. Ma võtan asjad lauda piimine, ma asjad seal üle mingi 2 taldriku kättegi võtta. Seda taldrikute kandmist ma ka õpetan teile, kuna te olete varem teinud, siis tulge minu ära. Nii stressis. Mul Viki just küsis, millal me sööme. Me sööme siis, kui kõik teised on söönud. Nii-öelda 3 selle keskmise läheb alla. Siis sa toetad. Ta toetab. See pind on järgmise taldriku jaoks. Ja nii-öelda sellega te võite nii-öelda... Ma harjutan tere ütlemist, et rõõmus välja nägemist. Et ma räägin, et hetkel Viki teenindab ühte lauda ja ta viib sinna karpe. Ja ta hetkel just sai valmis ja nüüd nagu näitab, et peab teistmoodi teenindama ja me testleme, et me õpime neid kookide nimesid pähe. Chili, šokolaadi, muust, tordileib. Toska, makroon. Seda ma kindlasti ei mäle. Me oleme nagu need restorani maskotid. Kas me vitsu ees? Ma arvan, et kui Viki ainsana, mis lauda teenindab, see on väga hästi, sest me hakkama ei saaks sellega ja arvatavasti kliendid on õnnelikumad, siis kui sa lähed närvi, siis suudad loogiliselt mõelda, aga ma olen mingi... Mul on lihtsalt müügikogemus. Ma olen harjunud inimestele oma asju maha müüma nagu peale suruma, seega nagu ma olen harjunud suhtlema. Kas nad tellisid suhtleda? nad tegelikult tuli uus laud. Äkki anname selle sulle hinga? Jaa, ei, ma juba on suva. Juba on suva. Läks küsima, et kas ta võib filmida. Ma ei tea, mis seal öeldakse. Need vist olid ainult smootid tulid siia võtma või mingid sütelt, ma ei mäleta. Ma olen juba lihtsalt, ma pidin neile ainult teenendama ja ainult viima kohale, et ma nagu tellimust otsust võtma. Inimesed natukene pelgavad. Ma pelgaks ka. Võime nii-öelda koos minna seda smoothit näiteks tegema. Lähme teeme smoothit. Meil on inglis. Ja see on nagu ülivärske. Ma tavaliselt pelgan neid, kus on ülipalju omad asju, sest see on ülihea, fresh. Kas see on õun või? Oota, kas ma võin selle ära süüa? Äkki nad on jah lõpetanud, paku neile magusat ja kohvi. Kõige tavalisemaid ekleere nevikiki kaasa. Ja siis arve. Kuidagi juba ilma sellelt, et ma oleks pidanud nagu täkkaat, ma ei pole pidanud kellega Nüüd vaatad minu pealt. otseselt suhtlema. Pigem nagu see, et ma juba siin olen ja see, kuidas üldse see kliendi nagu teenindus käib. Ülihuvitav on seda kuulda. Minu meelest on nii, et nagu halba teenindust märgatakse kohe.
aga siis, kui mingi teenindaja nagu hästi sõbralik või nii, siis paljud inimesed jätavad nagu märkamata selle või kuidas ma seletan. nii loomulik, et sa ei pane seda tähele. Jaa. See on nagu filmis, kui on hea taustamuusika, sa ei pane tähele, sa isegi ei saa aru, et seal muusika on, aga siis, kui on halb muusika, siis torkab kohe silma, saad mis asi see on, miks see seal on. aga mul on tunne peale seda kogemust, ma suudan palju rohkem tähele panna nagu nüüd on see, et sa tead, mida jälgida. Jaa, ja nüüd ma olengi mingi... Ta pidi tegema, ta pidi paremalt poolt tulema. Ta pidi mingi mulle seda ei, ma mõtlesin rohkem nagu, oi kui tore, ta pani paremalt poolt, mitte nagu mingi sa ei teinud. Ma ei jaksa, kas keegi soovib. Mul on lihtsalt terve ühe inimese. Ma mõtlesin, et sa pakud smuutit. Sa vaatame, kas tuleb klient äkki vahepeal või sa pidid teha. Jah. Paneme siis taldrikule, ta tellis nii-öelda cappuccino. Ta on nõus. Ja ta on nõus. Siis smuutit juba mindi tegema. Et teeme siis cappuccino ja paneme pilukad taldrikule. Kas ma võin nagu aidata panna? Kuidas see taldrikule sina viid? Oli üks croissant, siis hakklihapilukas. Siia samba peale või? Pane siia samma, jah. Need on kokku teised taldrikud peale. Paneme musirulli. Teeme kohvi. Davai, osad. Käis päris kiiresti menne vaatama. Jaa. No ma vahest jään möökutama, nii et... Jääd möökutama ja siis hakkab kärssama. Okay. Ja paks. Siis võtad käe ära, paar sekundit veel ja paned ise kinni. Ja alati kohe kõik puhtaks. Nii. Seda ma mõtlesingi. Siit me õppisime, ära lase kohvid üle minna. Jällegi, võtad ühe käega siit alt, teisega toetad. Samale lauale, kus nende kliendid on, kindlasti seda kannikut ei pane. Ma isegi ei unustanud hädi su soovit. Ma olen hädi su. Suhkur? Ei. Jooma. Okei, ma pean professionaal olema. Millega ma laua puhtaks teen? Südamest vabandan, ma segasin juurde. Ja selline oligi siis meie video, kus me proovisime olla teenindajad kohvikus. Jaa, ma arvan, et läks enam-vähem okilt, arvestades minu ühte äpardust, aga sellest me ei räägi. See oli nii väike. Sul nagu ei läinud vaata kliendi ees. Keegi isegi ei teadnud. Ja pluss me oleme nagu õpilased, meil väga ei ole vahet ka, kui täpselt. Ja me loodame, et teile väga meeldis see video, kui meeldis, ärge kindlasti unustage seda likeida. Ja andke all kommentaarides teada, kuidas teil meie arvates läks ja kas te tahaksite veel sellises stiilis videoid näha? Ja mis näiteks töökohti me võiksime minna katsetama. Jaa, oma täpselt. Ja selleks, et ei jääks meie tulevastest videotest ilma, kindlasti subscribe'ige, klikkige sellele punasele nuppu selle all ning näeme juba järgmises videos. Joo, tšikid!